Tere armsad teekaaslased, minu nimi Stella Shakti, tere tulemast minu kanalile ja suur aitäh kõikidele minu kanali jälgijatele, VIP-liikmetele, 1000 tänu teile toetuse eest ja kõikidele uutele tulijatele ka tere tulemast. Olen kanaldaja Ekstrasens, olen tegelenud mediteerimise, jooga, reiki, selliste teemadega juba 20 aastat. Avastasin täna suure hurraaga, et vot kuidas aeg lendab. Aga suur rõõm on täna jagada sinuga seda infot, mis mulle tänase päeva jooksul tulnud on. Et kuidagi jõudis minu teadvuse ruumi selgemalt see, et kohe on meil päiksevarjutus. Ja mind kohe väga huvitas, et mida see varjutuse periood seekord endaga kaasa tuua võib ja täna neid teadmisi ja tähelepanekuid ja kanaldusi sinuga ka jagan. Võtame lisaks ka kaarte ja tunnetame ja palume algallika armastuse juhatust meile edasisteks päevadeks, et kuidas nende energiatega kõige paremal moel koostööd teha, sest et igal kosmilisel sündmusel on ka meie sees vaste, kas kosmos mõjutab meid või meie kosmost või on see koostöö, seda saab igaüks ise tunnetada ja otsustada ja ära tunda. Mina olen tajunud niimoodi, et see, mis toimub meist väljapool, on seotud sellega, mis toimub meie sees. Ja varjutuse perioodid on vahetevahel väga võimsad nihetekohad. Ja seekordne varjutus toimub veel sellises huvitavas taevapiirkonnas, mida nimetatakse Asleshaks, mis tähendab madu ja teisisõnu varjutus selles piirkonnas on nagu vana naha mahaajamine. Ja mind hakkas huvitama, et mis see siis on, mida me siin kollektiivselt ja individuaalselt üheskoos vabastame. Ja kuna praegu siis päike on sellel päiksevarjutuse hetkel veel taevas, sellises tähtkuju piirkonnas nagu seda on Vähk, siis see piirkond mõjutab hästi meie kodu, meie vanemlikke pärimusi, traditsioone, kõike, mis puudutab sellist individuaalset oma ruumi ja oma kohta või oma ülesannet meie sellises sotsiaalses võrgustikus ka, et kuhu me paigutume oma perekonnas, kuhu me paigutume oma kogukonnas. Ja varjutuse periood on selles mõttes huvitav, et varjutuse aeg katab mingi osa meie teadvusest ja kui see varjutuse hetk saab nii-öelda läbi ja see vari lahkub päikse pealt, hakkab ilmutuma mingisugune uus aspekt meie teadvuses. Ja see kõik ei ole selleks, et meid hirmutada, vaid selleks, et need uued teadlikkused toovad meile tegelikult palju suurema rahu ja suurema sisemise tasakaalu. Ja see info, mis mulle tuli, mis toob meile seda rahu ja sisemist tasakaalu, võib muidugi tuua kõigepealt üsna palju rahutust, kui me oleme nii harjunud teistmoodi toimima. Et kes on perekonstellatsioonidega seotud, siis te olete juba kuulnud või mõistnud sellisest süsteemist, nagu seda on süsteemne naine, kes siis hoiab ja hooldab ja kannab teisi energeetiliselt. Ja mulle tuli selge arusaamine, et praegu me kollektiivsel tasandil laseme lahti liigsest kandmisest, et need protsessid, mis meiega toimuvad, me liigume kalade ajastust veevala ajastusse ju praegusel hetkel, siis ajastu toob omakorda kaasa sisemisi muudatusi, see tuleneb lausa kollektiivselt tasandilt ja ma seletan neid mõisteid kõiki lähemalt ka, ma lihtsalt teen väikse ülevaate, millest me rääkima hakkame. Et see kõik algab peale sellest, et me oleme kõik ühenduses omavahel multidimensionaalselt siin planeedil ka, kõik inimesed, me oleme omavahel ühenduses ja selleks, et me liigume ühest aegruumi kogemusest teise, võime ka öelda, et me liigume ühest paralleeluniversumist või ühelt ajaliinilt teisele, see on juba selline peenem ütleme tunnetus ja peenemate tasanditega töö me praegu sinna ei lasku, aga ütleme nii, et me liigume
vanamoodi toimimisest uude. Ja see, mis on mind väga palju häirinud perekonstellatsioonide juures ja ma ise ka praegusel hetkel õpin konstellööriks, siis mind kohutavalt häiris see, et peab ütlema vanematele, et sina oled suur ja mina olen väike, nagu ma peaksin ennast väiksemaks tegema. Ja täna ma lõpuks sain aru, miks see mind häirinud on, sest et Hellenberg, kes siis selle nagu teadlikkuse või korrastamise lausungi tõi, tahtis sellega mõelda, et teie olite siis, te olite selles kohas, aga mina olen nüüd uus ja mina olen enda kohas, mina olen nüüd see, kes mina olen, et sina oled seal, mina olen siin, see on selleks, et me ei võtaks üle teiste inimeste mustreid endale. Ja tuleb meile sõnumiks, et meil on vaja olla tänulikud. Mitte, et me peame olema, on vaja, vaid et on kasulik. On tark olla tänulik selle eest, et me näeme nüüd läbi näiteks just sellised mustrid, kus me oleme läinud oma vanemate eest hooldamisse nagu parentifikatsioon, ehk siis lapsed on saanud oma vanemate vanemateks mingil tasandil, mingil kujul, et siis hoolitseda oma vanemate eest kas mentaalselt, hingeliselt, finantsiliselt, mis iganes need tasandid on. Et sellised nagu rollide sassi minemised hakkavad nüüd hästi tulema pinnale, need muutuvad nii teravaks inimeste vahel. Ja kui inimesed ise sellest välja ei tule, mul on väga kahju seda öelda, aga siis elu raputab meid nendest kohtadest välja, ei lasta enam jääda nendesse vanadesse mustritesse, kus me oleme läinud oma nagu tõelise tee vastu. Ja need ümberraputused ja ümberkorraldused paraku võivad tulla inimestele väga suure üllatuslike elumuutustena ja tühistame, vabastame. See ei tähenda seda, et ma kellelegi soovin, et midagi halba juhtub, aga kui sa ümberringi vaatad ja näed, mis inimestega toimub, siis sageli praegusel hetkel suunatakse inimesed täiesti äärmuslike piirideni, et nad tunnistaksid, mida nad tegelikult tunnevad ja tunnetaksid, kuidas nad tegelikult elada tahavad. Et nagu tulihobu aasta energia lihtsalt surub meid sellise jõuga nagu kõike vaatama, et nüüd on aeg seda vaadata, siis sa pead seda vaatama. Et kui elu on praegu sellisesse kohta suunanud, et no pean vaatama sellele asjale otsa, sest muidu see olukord läheb liiga hulluks, siis mäleta seda, et tänulikkuse tunne, kas või selle eest, et ma tean, et see ühel hetkel laheneb. Aitäh, et see saab armastusega taas joondatud, aitab meid. Et praegu siin see esivanemate mustrite muutmise sõnum on mulle ka nii paljudes kanaldustes praegu välja tulnud ja see päiksevarjutuse hetk, see ei ole siis niimoodi, et sekundiga nüüd kõikidel tulevad meelde asjad, mis neil seal DNA-s nii-öelda segapudru on olnud võrreldes selle kõrgema missiooniga, vaid see, et see päiksevarjutuse hetk on selline kulminatsioon, et päevad enne peale seda on hästi kasulik panna tähele, et kus ma lähen veel enda kas ema mustrisse, isa mustrisse või ma hakkan kuidagi kandma vastutust teiste inimeste eest või kus ma tunnen, et nüüd mul on aeg see vastutus maha panna ja vastutusest nagu loobuda, mis ei ole minuga kooskõlas. Et selline uude tasandisse liikumine on praegusel hetkel väga suureks teemaks, aga see uuele tasandile liikumine ei ole see, et ma lihtsalt lähen uude kohta, vaid ma panen ka väga selgelt piirid paika, kuhu kohta ma enam ei lähe, missugusesse energiasse ma enam ei luba endal sisse logida või mis ei ole tegelikult minu energia, mis ei ole minu rõõmu, mis ei ole minu entusiasmi, minu kirega kooskõlas, et see on selline kahtepidi teed jah sellele ja ei aitäh rohkem mitte seda, et see on selline ei ja jah tasakaalustatud kasutamine.
mida meie vanemad, kui paljud nad siis oskasid või said isegi tollel ajal ju, et isegi jõulukuuski ei tohtinud ju kodus olla, sellest võis vangi minna või Siberisse. Et see, et me lubame endal ausalt tunnistada, mida me tunneme või mida me kogeme või mida me vajame, on täiesti, see on uus keel, mida me õpime siin planeedil, on tunnetuse keel, et see on ka oluline, et meie parem ajupoolkera, mis aitab meil tunda ja nagu tajuda, intuitsiooni tajuda, mida ei ole ju varem eriti lubatud. Noh, võib-olla meie oleme rohkem selline põlisrahvas, see on olnud salamaht ikka niimoodi tagataskus võtta. Aga ütleme niimoodi, et suures plaanis on ikkagi selline allasurutus on selle nimi, allasurutuse muster, mida me praegusel hetkel ümber teeme. Ja saame tuttavaks nii enda heledama poolega kui enda tumedama poolega, et ülemperest rinnakaart räägib sellest, et me ei saa olla puhtad kanalid, kui me ei tunne mõlemat maailma. Et meil on vaja tunda ja ära tunda seda, mis on valge pool või valguses, mis on tõde, aga meil on vaja ära tunda ka see või need kogemused, kus me näeme, et ei ole päris tõde või et ei ole täit voolamist, ei ole ausust, ei ole veel lubatud, ehk on pimedus, ehk veel teadmatus ja hirmu kohad. Et see on nagu väga ilus selline kujund, ma tunnen selle päiksevarjutuse kohta, kuigi meie päiksevarjutus toimub seekord 12. augustil just vahetult enne päikse loojumist, et see kontrast ei ole ehk nii suur, nagu see oleks keset päeva päiksevarjutusel. Et kuigi Eestis on näha mitte täielik, vaid osaline päiksevarjutus, siis energia on ikkagi väga tugevalt üle maakera tuntavad. Need päikse- ja kuuvarjutuse hetked ei ole ainult seal, kus seda siis täies mahus näha on, vaid see energeetiline kogemus mõjutab kogu planeeti. Ja mul tuleb meelde, kui ma ise elus esimest korda päiksevarjutust nägin, me veel sõitsime Prantsusmaal spetsiaalselt. Elasin lapsehoidjana töötades tollel ajal Pariisis ja siis sõitsime tollase elukaaslasega sinna piirkonda, kus oli ikkagi 100% päiksevarjutus ja mina siis Pariisis sellise noore tüdrukuna miniseelikuga ja et ikka hästi ilus välja näeks. Aga kui see päiksevarjutus tuli ja kõik läks pimedaks ja külmaks, ma mäletan, et mul ei ole elus nii õudne olnud. Et vot see sama, et me järsku ei näe midagi on meid nagu ära varjutanud. Et mingisugune asi võib tulla nähtavale, mis on meie sees olnud iha või selline soov või mida me ei ole väljendanud, mida me ei ole julenud öelda, mida me ei ole tahtnud võib-olla tunda või ära tunda või endale tunnistada. Et sellise koha üles tulemine, et näiteks ka see, et ma ei taha enam niimoodi või et mulle ei sobi, mingi kogemus mulle ei sobi. Ja ma ei ole seda varem näinud, sest et ma olen näiteks lootnud, et kui ma hoian mingit kogemust üleval, et hea küll, ma siis sobitun siia olukorda. Et siis selles kogemuses, selles päiksevarjutuse päevadel me võime aru saada, et vot ikka ei sobitu küll. Et ma tunnen ära selle enda varju poole, kus ma olen hirmu pärast või teadmatusest või lihtsalt mõistmatusest, ei ole aru saanud, mis minuga toimub. Ei ole nagu lasknud endale ära tunda enda piire, mis on minu piirid, minu vajadused, minu soovid. Ja siis see päiksevarjutuse energia tuleb oma hooga ja aitab meil need kohad läbi näha, et siis mitte karta neid, vaid olla nagu rahulik, tänulik, et ma nüüd näen, hästi maandada ennast.
et kõik, mis on väljakutse, mis kutsub meid oma senisest toimimisest välja, toob meile alati kingitused ja see kasvuprotsess võib olla ebamugav, see võib olla võõras, närvisüsteemile harjumatu, see võib olla kogemus, kus võivad üles tulla kõige sügavamad, nagu fundamentaalsemad sellised ellujäämismehhanismi sellised rasked veel teadvustamata alad, millele tahab teadvustatus tulla. Ja teadvelolek tuleb sellest, et me mõistame, et me oleme alati algallika poolt kaitstud ja hoitud kõikides protsessides, aga seda äratundmist, kui me oleme ennast loodusest väga ära eraldanud, et me ei ole teadlikud enda üks olemisest loodusega, siis see võib olla lihtsalt suurem ehmatus, et need, kes me oleme võib-olla rohkem loodusega kontaktis, igapäevaselt käime looduses ja maandame ennast ja tunnetame üks olemist, kas siis ütleme üks olemist, ma tahan nii palju tasandeid tuua, üks olemist enda kõrgema olemusega ehk jumaliku algessentsiga üks olemine kogu loodusega, lindudega, loomadega, taimedega, kristallidega, üks olemine õhu, vee, maa, tuleelemendiga, üks olemine armastusega. Et kui me ei ole seda endasse teadlikult toonud läbi oma teadlikkuse praktika, läbi reiki, läbi maanduse, läbi mis iganes praktika, mis sul seda on aidanud teha, kes sa oled seda juba praktiseerinud, et need inimesed, kes ei ole enda ja enda selle kõrgema üks olemise olemusega nii tugevas ühenduses, saavad sellel päiksevarjutuse perioodil, ma tunnen, et universumilt sellise nagu tõuke, et väga paljudele inimestele võib tulla tunne, nüüd ma tahan hakata tegema joogat, ma tahan hakata tegema meditatsiooni regulaarselt, ma hakkan nüüd reikit õppima, et sellised nügimised tulevad, sest et see planeet ei ole selline planeet, et kas õppisid õppetunni ära ja kui ei ole õppinud ja siis tuleb karistus, et see ei ole selline kurja õpetaja planeet, see planeet on hästi armastav tegelikult ja need inimesed, kes tunnevad huvi enda kõrgema tõe ja tee suhtes ja kes on pühendunud transformatsioonile, muutusele, mis tooks suurema armastuse siia kõikide jaoks, siis nende inimeste jaoks on alati selline jumalik juhatus päris selgelt nähtav, et isegi kui on väga pime aeg, isegi kui ei näe mitte midagi, mida ma nüüd edasi peaks tegema, siis justkui nurga tagant tuleb või hüppab just mingi video su ees lahti, mida avada ja sealt tuleb see õige info läbi. Et probleem on nüüd selles, et kui neid suuniseid praegu ei kuulata või inimesed ei lähe enda armastamise teed, et siis lihtsalt see järgnev periood, mis tulihobul on ju nagu pool on tehtud, pool on ees, siis teine pool võib hakata tooma selliseid suuremaid äratuskellasid, aga mitte selleks jällegi, et karistada, vaid selleks, et inimesi kutsuda tahtma kogeda suuremat rahu enda sees, et võib-olla ka mingid närvisüsteemi tasakaalustavad harjutused või kuidas keegi tahab, millega kutset tunneb, et võib-olla hüpata pea ees, et nüüd ma hakkan mediteerima, tundub mõne inimese jaoks tõesti, et no tule eile meile, mis ma nüüd pean võtma tiivad selga lendama õppima või et kõik inimesed ei ole valmis alati, aga see soov kogeda suuremat rahu suure tõenäosusega aktiveerib selle valguse soovi, valguse vajaduse. Me ei saa üle ega ümber, kui palju ma teen
kanaldusi ja nii tihti tulevad need samad kaardid välja, meie hea vana sisemise vaikuse, siserahu, tüünuse aja võtmine. Ja milline õnnistus, et meil on praegu Eestis siin suvine periood, kus võib ju minna, ma ei saa öelda, et suvalisse metsa, sest ma ei tea kõiki metsasid, kas igale pool on turvaline Eestis minna, aga on palju kohtasid, kuhu veel minna, kus saab kogeda rahu. Ja vot seda rahu meid kutsutaksegi hoidma, sest et tulihobu energia on nii intensiivne ja see praeguse hetke, see kollektiivse energia vabanemine, see DNA ümberhäälestus, mis meiega toimub, lasta lahti vastutusest teiste õnne eest ja võtta vastutus enda õnne eest ja siis vaadata, et mis minuga päriselt ühtib. Et see, kui ma teisi aitan, et ma sellega ei teeks endale liiga, see koht on nii oi-oi, mis koht ära õppida, aga selle koha ilmsiks tulemine ja nähtavale tulek ja mõistmine toob meile nii palju kingitusi, väga palju kingitusi, siit hakkab paljastuma tohutu, ma ütleksin, vaata, kui sa saad sealt, kes on peenart kunagi rohinud, kes ei ole, siis küsige nende käest, et kes on peenart rohinud ja paluge, et ükskord te saate seda ise kogeda. Et kui sa rohid peenart ja sa võtad ainult võilile pealsed ära, siis kasvab sinna juba mõne päeva pärast uus puhmakas rohelist peale. Juur on jäänud välja tõmbamata. Aga see enda eest hoolitsuse, enese armastamise ja enda õnne eest vastuvõtmise kogemuse taipamine ja äraõppimine on nii, see on tõesti rahuldust pakkuv kogemus, ma ütlen ausalt. Kui sa saad selle võilile juurika päriselt kätte ja sa tõmbad selle peenrast välja, kogu juur tuleb välja kogu kammajaaga. Ehk sa saad kätte selle kogemuse, ma ütleksin, kes sa tegelikult oled. Sest ilma enesearmastuseta, kui me lähme läbi elu ja väga paljud inimesed on enne meid, väga paljud põlvkonnad läinud ära tundmata, et nad on elanud nagu ostis endale, ma ei tea, 10 entsüklopeediat ja nad on lahti teinud esimese raamatu kaane ja on arvanud, et see ongi kõik, mida nad on kutsutud kogema siin planeedil. Et nagu järgmiste lehekülgedeni ei jõua, saad aru, mis ma mõtlen? Et kui palju me tunneme huvi, miks me siin planeedil üldse oleme, mida me tegelikult soovime siia tuua, siia luua. Et see kõik hakkab avalduma läbi selle, kui me laseme lahti selle ihaluse midagi saavutada ja lubame endal vabalt voolata sellena, kes me oleme praeguses hetkes elades. Et see, mida ma tunnen, et see päiksevarjutus võib väga paljude jaoks tuua, ongi see, et me oleme kutsutud mitte muutma ennast, mitte ümber tegema, mitte kellegagi pahandama või õiendama, et miks ma selline olen või miks tema selline on, seisma nagu enda keskses energias kohal, enda tõelises olemuses kohal ja selles äratundmises ma tunnen, kes ma olen. Ma tunnen, kes ma olen ennem, kui mul need soovid või ihalused või unistused, mis ei ole veel täitunud või need, mis iganes mõtted, mis mul tulevad, kes ma olen ennem seda, kes ma olen olnud ennem seda, kui ma siia sünnin. Ja sellesse ankurdumine, sellesse maandumine
annab mul võimaluse seista 2 jalaga püsti, üks jalg siin maailmas ja teine jalg kõrgemas potentsiaalis kohal. Nii et me muutume justkui sillaks. Me oleme sild meie esivanemate ja meie tulevate põlvede vahel. Ja isegi kui sul ei ole järglasi, siis sa oled ikkagi sild, kes on ehitanud uuele põlvkonnale energeetilist magnetmustrit, ma ütleksin niimoodi. Ja see väikse varjutuse aeg kutsub meid otsustama. Nii, mida meil on vaja otsustada, palun? Universum. Armastuse jõud on tugevaim. Armastuse jõud on tugevaim jõud. Ja armastus on tugevam kui hirm. Armastus on tugevam kui puudusteadvus. Meil tuleb ka selline sõnum, et just need vanad emotsioonid, nendest vanadest lugudest kinnihoidmine ja need emotsioonid, mis on vanade lugudega seoses. Võime tunnetada, et me paneme need justkui kõrvale. See ei ole praegu kõige olulisem. Muidu me jääme nagu ootama, et nii, millal see järgmine koht tuleb. Et ma pean nüüd ootama, kuni ma selle järgmise vabastamise teen, vaid juba praegu tunnetada, et see ei ole üldse nii oluline. Et ma tulen sellesse kohta enda sees, kes juba on tervenenud, kes on juba valmis, kes on algallikas kohal. Pea sisemist dialoogi. Iseendaga jutuajamine või Jumalaga jutuajamine või algallikaga jutuajamine, südamega jutuajamine võib olla praegu elu muutev. Et see kogemus peegeldab meile meie kõrgemat kui kõrgem potentsiaal, mis ma oskan selle kohta öelda? Kõrgem võimalikkus, ütleme siis niimoodi. Kõrgema võimalikkuse kogemust. Et see on hästi tervendav ajaperiood, väga tervendav. Ja tervenemine ei tähenda seda, et ma pean minema ja nagu tohutult mingeid protsesse tegema, vaid seda, et ma lasen endal tulla sellesse kohta, mis on olnud ennem kõiki protsesse. Kohalolu, et see päiksevarjutuse päev on sild kannatuste ja kannapöörde vahel öeldakse. Kannatused ja kannapööre ja sinna kannapöördesse me saame läbi kannatlikkuse. Ehk siis vaata öeldakse, et kes kannatab, see kaua elab. Ja on ju huvitav eesti keelest sõna kannatab. Tähendab tegelikult kannatusi kogema. Ja ma saan aru, et sellega tahaks öelda, et kes on kannatlik, see elab kaua. Aga võimalik, et see ongi see meie teadvuse ruumi üks selliseid valupunkte olnud, et me oleme harjunud siduma kannatlik olemist kannatamisega ja mitte kohalolu nautimine, et nagu ootamine muidugi siuke aktiivne protsess, aga ütleme, kannatlik olemine on mõnes mõttes ootamise vastand, et ma ei oota, ma ei ole kinni klammerdunud sellesse kogemusse, et kui mul seda nüüd ei ole, siis mul on halvasti, vaid see, et kui ma olen
päriselt kannatlik, siis ma ei istu ja ei vaata kella, noh, mis nüüd saab, vaid ma olen kohal. Et ära kannata on selle päiksevarjutuse sõnum. Ära loo endale kannatust ootamise energiaga. Kõik harmoniseerub, kui sina oled harmoonias endaga, et sa tuled sellesse kohta, kus on juba harmoonia. Jah, see võib-olla nõuab, et me vaatame mingisugused kohad ausalt läbi, mingid heletumedused, mis iganes, aga mitte jääda sinna kinni nendesse protsessidesse, vaid tuletada meelde, et minu sees on juba see rahu, mida ma olen igatsenud. Ja kaart on näinud juba siin elus kõike, aga et minu sees on olemas see sisemine rahu ja ma lasen elul ennast seda mulle presenteerida. Et nagu ma ütlesin, siis selle päiksevarjutuse perioodi üks selline põhiline tõmmekaid võib-olla see, et nagu see mingi ihalus, ma tahan seda, et see nagu hästi võimendub, tahaks nagu krabada kõigest kinni, mida ma olen pidanud enda identiteediks või sidunud endaga. Aga seda krabamist võib alati hiljem uuesti teha, aga me saame katseda, mis on, kui ma nüüd sellel päiksevarjutuse perioodil ei kraba. Augustikuus ei kraba, vaid augustikuus puhkan, olen lõdvestunud ja vaatan, mida siis elu mulle siis näitama hakkab, sest et tänulikkus rahu eest, isegi kui me oleme keset täielikku tormimöllu, aitab meil järjest ja järjest ära tunda, näha, tegelikult on minu sees alati rahu, mingi koht minu sees, minu südames on alati rahu, isegi kui meeletasand kisub siia-sinna mõtted, aga mingi osa minust on alati rahus ja jõudes selle rahuni, me jõuame oma sisemise südame varalaekani, nii et see päiksevarjutuse aeg võib tuua väga palju taipamisi, väga palju mõistmisi ja me võime juba ette olla väga tänulikud, aitäh, kallis universum, kõikide selgelt nägemist ja selgelt mõistmist ja selgelt arusaamist eest ja aitäh kõikidele tervenemistele ja aitäh, et me laseme selle varjutusega minna kõikidel kannatustel ja andestamata kohtadel me ei ole endale või teistele andeks andnud ja tänu sellele me tõuseme automaatselt imede sagedusele. Ja see ei tähenda, et me peame oma tundeid kuidagi vähemaks pidama, kui nad on, me väärtustame neid kogemusi, mis on olnud. Mitte nii, et oi, mina ei tunne midagi, vaid et see, et jah, tundsin küll ja oli jah, väga ebamugav oli, väga valus oli, väga raske oli, väga kohutav oli. Aga rahu on ka. Ja süda teab, südamel on mingid väga olulised sõnumid selleks perioodiks, nii et loodan, et saite siit kaardi lugemisest ja kanaldusest endale üht-teist kasulikku, aitäh teile kuulamast, vaatamast, õnnistused!